Täna need 6 teemat on siis esimesed sammud, mida jagab meiega Kohtla-Järve, siis jagab Pärnus grupp meiega suhete loomist noortega, siis räägime võrgustikust ja võrgustikust räägime me võib-olla natukene kauem kui teistest teemadest, sellepärast et kui me teame, siis võrgustikutöö on üks olulisemaid osi noortegarantii juhtumi korralduses. Ja siis me räägime ka mõnest eduloost ja siis maakonnaülestest teemadest. Et ma annakski nüüd siinkohal kohe sõna siis Kohtla-Järvele, et saaksime kuulda ja kui kuni küsimus tekib, siis chatti võite kohe selle kirja panna. Minu nimi Jelena, ma töötan juhtumi korraldaja Kohtla-Järve linnavalitsus noortegarantii tugisüsteemi projekti raames. Ma räägin teile natuke esimestest sammudest tööst. Esimesed sammud, nimikirjad, kontroll, kirjade ettevalmistus, kirjade väljasaatmine ja statistika aruanne. Nüüd esimene samm, nimikirjad. Kõigepealt me kontrollime nimikirju, selekteerime välja esmakordsed nimikirjad sattunud. Eriline tähelepanu kuni 18-aastased. Kiri tuleb saata nii noorele kui ka lapsevanematele. Veel fookuses vanuserühm 26-aastased. Võimalik kiiresti saada kiri, kuna 27-aastaseks saamisel nad eemaldatakse nimikirjast automaatselt. Siis toimub kontroll. Eelnevate perioodi nimikirjades sattunud noored, kellega tegevus on juba toimunud või toimub. Neile uut kirja ei saada, vaid sisestame Staris käsiti info ja meile aadressi ja telefoninumbrid kontrolli Staris, näiteks selleks, kellele on mõistlik saada mitte e-kiri, vaid SMS-i teavitus. Veel eelnevate perioodi tegevuse tausta kontrolli Staris. Me vaatame, kui noor juba näiteks oli nimikirjas, siis uurime seda, mida oleme tema kohta juba kirjutanud. Kirjade ettevalmistamine. Siin on teksti korrigeerimine, kontaktandmete kontroll ja vajaliku info lisamine. Selles versioonis Staris automaatsed kirjad mulle meeldib ja ma kasutan kõigepealt need kirjad automaatsed, aga vene keeles mulle ei meeldi tervitus ei ja ma kindlasti vahetan привет või добрый день, здравствуй, sest ei, mulle ei meeldi. Edasi kirjade väljasaatmine. Järgmine samm. Kirjade esmane väljasaatmine ja korduskirjade väljasaatmine 2 nädala pärast. Neile, kes ei ole esimesele kirjale vastanud ja anketi täidanud. Me koostame endale statistika aruannet, kus me märgime tavaliselt noorte arv, esmased noored, vanus, korduvad noored, haridus ja seriavälised noored eelmisest perioodist. Seda me teeme lihtsalt enda jaoks, et võrrelda ja kontrollida eelmisest seeriast, mis toimub meie linnas. Kitsad kohad. Registriandmed on vananenud ja ei vasta tegelikkusele, näiteks email ei kasutata juba ammu, telefoninumber ei ole kasutusel või kuulub hoopis teistele inimestele. Sagi tagasiside saadetud kirja šrift on imelik ja saajad võtavad seda kui raamsposti. Veel saadetud kirjade staatus tuleb kindlasti kontrollida. Näiteks Star näitab, et kiri on avatud, kuid anket on täitmata ja vastuskirjale ei ole saabunud. Saadan тогда veel ühe kirja.
milles tuletan meelde, et ma näen, et te olete kirja avanud, aga ei ole teie vastust kätte saadud. Palun täitke küsimustik. Ja kõik, tänan kuulamast. Aga mis ma lisaksin, võib-olla on see, et meie Pärnus vaatame üle ka selle politseiregistri, kus on need kadunud inimesed. Et enne kui me hakkame kirju välja saatma, et kui meie Pärnus alustasime paar aastat tagasi, siis oli see ettepanek kellegi poolt, et lihtsalt, et vist kogemuse põhjal oli niimoodi juhtunud, et saadeti kas lapsevanemale või kellelegi kiri, aga et tegelikult see inimene oli kadunud juba paar aastat ja see lihtsalt oli selline valus kogemus, et siis sellest õpiti ja anti siis see nipp nii-öelda, et vaadata enne need kadunud isikute nimekirjad üle, et kas seal võib olla mõni inimene. Ja see on kindlasti väga hea märkus, et kui vaadata ka noortegarantii tugisüsteemi juhendit, siis seal on kenasti ka see link minu mäletamist pidi lisatud, et mille kaudu jõuaksite kiiresti. Ja mulle meenus sellega ka teine soovitus, et kui on juhtub, et see sama noor, kes muidu võib-olla tuleks sellest nimekirjas välja, aga tema kohta on juba menetlus varasemalt alustatud, siis ta ei pruugi sellesse nimekirja tulla, nii et aeg-ajalt tasub siis ka, kas teil siis iseendaga, kui te olete näiteks lastekaitsetöötaja või siis oma omavalitsuses lastekaitsetöötajatega koos vaadata korraga üle, et kas selles vanuserühmas võib olla noori, kes ka tegelikult võivad vajada seda tuge siis sellest vaatest, mis siis noortegarantii tugisüsteem saab pakkuda või toetada. Et võib-olla selle märkuse ütlen ka veel siia juurde, et siis sellistes esimestes sammudes, et ilmselt juba Triin räägib järgmiste sammude osas, kuidas suhet või just nooreni tegelikult jõuda, ta kindlasti juba räägib ka teistest võimalustest, mis veel tegelikult võib olla nagu justkui esimesed sammud, nii et. Ja ma võtan siis siit sõnajärje üle. Jätkuvalt on Triin minu nimi. Olen siis Pärnust noortegarantii tugisüsteemi juhtumi korraldaja ja mobiilse noorsootööga tegelen ka, et jagan teiega kohe enda ekraani. Nii, kas te näete minu esimest slaidi? Jaa. Kõik on hästi. Super, et ettekande olen teinud koos kolleegiga, kel on nimeks Jana, tema täna puhkab, nii et esitan mina üksi. Ja teemaks ongi siis suhte loomine noorega. Ja panin siia ühe sellise tsitaadi, ma ei tea, kelle omas on, aga mulle tohutult meeldib see, sellepärast, et see läheb kokku selle põhimõttega, kuidas mina töötan noortega. Ja see ongi siis selline nii-öelda nagu nullist alustamine ja noore võtmine täiesti puhta lehena. Et isegi kui mul on staaris tema kohta mingi info või kui ta on seireväline noor, kelle info on tulnud võrgustiku kaudu, siis jah, ma teadvustan seda infot, aga esimene kohtumine noorega on ikkagi see, kus ma ootan just tema enda vaadet siis olukorrale. Ja selleks, et alustada puhta lehega, siis ma palun teil korra kaasa mõelda, et koos seda lehte täita. Ja ma palun, et te kirjutaksite Zoomi chatti kiirelt, lihtsalt esimene mõte, ühe asja, mida te teete oma töös selleks, et saavutada noorega kontakti ja üks asi, mida te kindlasti väldite, et saavutada noorega kontakti. Et lasen teil natukene mõelda ja siis lähme edasi. Ja siia on juba mõtted tekkinud, et hästi tore, pilun ise ka praegu chatti. Et ma näen, et kõige enam välditakse just eelarvamusi ja selline asi, mida tehakse, ongi see enda selline olek, sõbralikkus, avatus. Väga äge, et ma lähen ise teemadega edasi, aga kindlasti olete oodatud siia jätkuvalt oma mõtteid panema, et ma pärast kindlasti vaatan üle, et väga põnev. Nii. Ma korra küsin, kas te jätkuvalt nägite, et mu slaid liikus? Ja, okei, super. Kuna mul on 2 ekraani, siis ma lihtsalt korra küsisin üle. Siis panin siia sellise slaidi, et kes on varasemalt kuulnud Tugila programmist, siis see on, joonis on siis Tugila töö juhtumifaasidest ja töötasin siis varem Tugila programmis, mis siis samamoodi NGTS-ile sarnaselt toetaski mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori ja selle siis need riskis noori ka.
Ja minu meelest see tugila protsess kehtib praegu ka noortegarantii töös. Et esimene samm ongi tegelikult noore avastamine, sellest ka siis hiljemalt natuke, et kuidas seda noort saab avastada, siis temaga kontakti võtmine, usaldusliku suhte saavutamine, millele järgneb juhtumitöö, millega käsikäes käib võrgustikutöö, selle raames tekivad edusammud ja tagasilangused ja lõpuks siis tulebki see tulemus, et kas siis noor on oma eesmärgi täitnud või siis on vaja mõelda mingi uus eesmärk. Siis Jaanaga kaardistasime seda, et mis on meie jaoks üldse noortega töös olulisim, mis tegelikult aitab ka seda suhet luua ja on aluseks suhte loomisele. Et üks meist peab siis olulisemaks seda, et ollagi noore jaoks kohal, täiesti mõttega tema juures, võimalusel füüsiliselt tema juures ja leida tema jaoks aeg ja ollagi täiesti kohal tema jaoks. Ja teise jaoks on siis oluline lähtuda noore välja öeldud vajadustest, et sellega siis sellest lähtuvalt teha noorega koos plaan ja jätkata seda suhte loomist. Üldse, milleks me täna sellest räägime, et milleks meile tegelikult seda usalduslikku kontakti noorega on vaja, et võib-olla see tundub nagu, et me kõik nagu teame seda, aga vahel on ka hea mingeid asju mõtestada, mida me tunneme, et me teame. Ja me siis Jaanaga mõtestasime, et mis see tegelikult on, et miks meil on seda tarvis. Meeldib üks väljend, mida kasutatakse ka ringist välja mudelis, et connection before correction, ehk siis suhe või kontakt enne muutuste tegemist, enne korrekteerimist. Inglise keeles ta kõlab palju paremini. Ehk siis meil on vaja usalduslikku kontakti selleks, et teha muutusi ja neid esile kutsuda. Ja meeldib ka Soome kolleegide Julia Saarholmi ja Heiki Turka siis lähenemine just selle 3 etapi kaudu, et kõigepealt meil noorega suhte loomise alguses on see tunnetuslikkus osa, sensitiivne osa, et me üldse tunnetame, kes ta on, milleks ta on valmis, mis on võib-olla need piirid, siis me loome noorega dialoogi ja lõpuks siis ongi see refleksioon. See on selline hästi fast forward, kiirendatud selline ülevaade suhte loomisest, aga need pidepunktid on tegelikult hästi olulised, et mis järjekorras neid üldse teha. Et me ei saa alustada refleksioonist, siis tunnetada ja siis teha dialoogi, et need asjad ei käi niipidi, et see on see mõte. Siis muidugi kontakt noorega annab meile olulist infot noore mõtete, tunnete, soovide, vajaduste osas. Me saame teada, mis teda motiveerib, toetab ja takistab. Ja oluline on märgata just seda positiivset kavatsust noore käitumise taga, et ükskõik kui negatiivne see võib tunduda, et seal taga on alati noore jaoks mingisugune positiivne kavatsus ja selle mõistmine aitab meil tegelikult ka noort paremini mõista. Ja mõistmine ka sellest, et tal puuduvad oskused, kuidas siis käituda mingis kindlas olukorras teisiti. Siis mis on veel oluline, et noorelt ei saa oodata täiskasvanutele sarnast impulsikontrolli, et tegelikult tema aju alles areneb. Ja just see osa siis prefrontaalne korteks, ehk siis eesmise ajukoore, eesmise aju osa eesmine koorbe. Kuidagi nii see on, et just see, mis juhib tegelikult neid eluks vajalikke oskusi, võib olla alles arenemas, et lihtsalt selle teadvustamine aitab ka mõelda seda, et kuidas selle noore kontakti luua, et milleks ta tegelikult täna on võimeline, kuidas ta oskab oma käitumist analüüsida, oma mõtteid. Kindlasti usaldusliku kontakti loomist aitavad saavutada erialased koolitused ja ka muud abivahendid, näiteks kaardid, noortega visualiseerimine, meisterdamine, käelised tegevused, aga ka töölehed, et koos noorega saab täita, need saavad talle jääda. Siis siin slaidil ongi jäädvustused meie siis töövahenditest Jaanaga, et selles mõttes on situatsioonikaardid näiteks, on vestluskaardid, on mõned kleebised, on ka kondoomid, et tegime seda ettekannet, siis natuke naarsime, et kuidas need suhet aitavad luua, aga tegelikult mobiilse noorsootöö raames me ka jagame neid, et teinekord noored tulevad meie poole ise, kui nad teavad, et kulge, te jagate kondoome, et nad küsivad ise, et see tegelikult saab olla vestluse algataja. Ja siis ka ongi seal 3. pildi peal siis on ka näha töölehti. Siis usaldusliku kontakti loomine on suuresti töö iseendaga kui kõige tähtsama tööriistaga. Et enne kui me saame kedagi teist selles mõttes täiesti tundma õppida, me peame ka olema endast teadlikud ja me saame seda teha ka korraga. Et mis siis aitab spetsialistina luua usalduslikku keskkonda ja kontakti, ongi eneseteadlikkus.
see üldse, et ma teadvustan endale, kuidas mina võin mõjuda noorele, aga ka see, kuidas noor tegelikult mõjutab mind. Et kuidas tema tujud võivad mind mõjutada, tema ütlused, kuidas minu näoilme, kuidas ka teinekord minu riietus mõjutab. Et kõik see läbi mõelda, et just ka, et mis energiaga ma lähen noore juurde ja mis energiaga tema tuleb minu juurde. Me oleme märganud Janaga, et vahel testitakse meie reaktsiooni noorte poolt, et vaadatakse, mis infot siis saab jagada. Ja oleme tajunud, et noored vajavad inimest, kes ei ehmuks nende öeldust ära, et teinekord nad ütlevad selliseid provokatiivseid asju ja et nad soovivad, et see täiskasvanu, kes neid toetab, et ta reageeriks asjakohaselt, et tal ei oleks nagu ükskõik, aga ta nagu ei reageeriks siis nii-öelda ka üle, vähemalt noorte silmis. Aga samas ongi siis noortele ka vajalik see, et mis iganes info sealt tuleb, et see toetav inimene suudab ikkagi säilitada selle rahu ja võtta ka noorelt natukene maha seda ärevust ja võib-olla sellist emotsionaalset tuhinet. Usalduslikku kontakti aitab luua eelhäälestamine enne vestlust. See, et ma keskendun sellele, et vestlus tuleb, ma nii-öelda lülitan ennast ümber eelmiselt tegevuselt, toon ennast kohale. Vaatan üle, kui me oleme varem kohtunud, vaatan üle märkmed, kui me ei ole varem kohtunud, kui on staaris mingi info ja ma pean seda vajalikuks, siis vaatan näiteks selle üle. Kokkulepped noorega kindlasti, vajaduste sõnastamine ja vastutuse jagamine, et meie töö noorega on partnerlus. Me ei tee seda üksi, meil on vaja, et noor meiega teeks koostööd. Järjekindlus, et regulaarsed kohtumisajad noorega ja noored vajavad ka seda, et neid toetava inimese hoolivus ajas ei muutuks. Et see inimene ikkagi, et isegi kui tekib see tagasilangus, siis see inimene on seal, et neid nii-öelda kinni püüda ja tagasi rajale aidata. Mis aitab usalduslikku kontakti luua on kohtumispaiga valik, et võimalusel luua hubasust ja mõelda ka selle mugavusele ja ligipääsetavusele noorele, et võib-olla see ongi esialgu noore kodu. Meie juhtumikorraldajatena saame minna noore koju, et tavaliselt meie Janaga käime koos lastekaitsetöötajatega kodudes. Ja võib-olla ka noor helistabki kuskil avalikus linnaruumis kohtuda tänavanurgal, sest see on talle selles mõttes harjumuspärane koht. Ja võib-olla edasi sealt liigume noortekeskusesse või linnavalitsusse, et just see, et talle oleks see alguses ka hästi mugav. Ja kindlasti noore kesksus, et meie oleme tema teenistuses nii-öelda, et tema aitab seda tempot siis määrata, millega me temaga tööd teeme. Jällegi, palun teile kiirelt esimene mõte kirjutada Zoomi chati üks iseloomuomadus, mis aitab teil luua noorega usalduslikku kontakti. Mitte arvata, et see võiks olla. Aga esimesed mõtted juba tulevad ja näen, et need on ka üsna sarnased, et tegelikult avatus, empaatia, loovus paistis sealt, huvitatus, positiivsus, optimistlikkus, et kindlasti need kõik on väga olulised. Ja jällegi võite jätkata chatis. Liigun oma slaidiga siit edasi. Siia ühed, ma tahaks öelda luuleread, kuigi need justkui ei ole selles mõttes traditsiooniline luuletus, aga minu meelest see on hästi sügav sisu, et hoia südamele kõige lähemal neid, kes räägivad, et soovivad põgeneda, tegelikult soovivad nad üle kõige, et neid hoitaks ja armastataks. Ja ma ei tea, kuidas teiega, aga minul on tunne, et paljud NGTS-i nimekirjas olevad noored või ka seirevälised noored, kes meie juurde jõuavad, tegelikult just seda kõige rohkem vajavadki, et neile pakutakse seda ruumi, et neil oleks olemas see inimene, kes ei mõistaks neid hukka, oleks empaatiline, avatud ja ei ehmuks ära sellest, mida nad räägivad. Ja mõtestasime ka neid iseloomuomadusi, mõned on siis siin slaidil välja toodud. Ja ma ütleks, et minu maailmas uus omadus, millele ma olen mõelnud, on kaastundlik. Et tegelikult inimesed tihti vajavadki kaastunnet. Seda, et keegi ütlekski, et jah, sul tegelikult ongi praegu alasti ja ma tunnen sulle kaasa. Ma saan aru, et sul ongi olnud keeruline olukord ja ma mõistan sind. Et see osa, ma näen, et tegelikult on meie töös väga oluline. Ja muidugi väga paljud teised omadused, mida kõik siin ei ole kirjutatud, et see ei ole ammendatud. Ja see nimekiri. Ja muidugi me ei saa nagu rääkida sellest noorega suhte loomisest, kui me siis noortelt ei küsi, et mis nemad arvavad, et mis on sellised olulised iseloomuomadused. Ja ma olen selline inimene, kellele vahepeal meeldib teha sotsiaalseid eksperimente kõige paremas mõttes. Ja mul on siin esimesel 2 slaidi on selle sotsiaalse eksperimendi kohta
et esimesel slaidil on siis sõnapilv aastast 2018, kui meil oli noorte tugile arenguprogramm, mille raames siis me saime ka küsitleda noori, kellega me töötame ja ka kolleege, ja kuidas nemad meid siis kirjeldavad, iseloomustavad. Ja ma siis noppisingi nende vastustest välja omadussõnad, millega nad mind kõige enam kirjeldasid. See olid kindlad küsimused ja sõnadest ja erinevatest vastustest tulid sõnad välja. 2018 siis noored, kellega ma töötasin, nägid mind niimoodi ja paari kolleegi arvamus on ka siin. Et just ka näha, et tegelikult kuidas nemad meid tajuvad, kuidas nemad meid tunnevad. Ja tegin siis ka nüüd möödunud nädalavahetusel selle sotsiaalse eksperimendi, aga siis Instagrami teel, et küsisin oma Instagrami stories abi siis noortelt, kes on minuga töötanud, koostööd teinud või kes ka praegu minuga suhtlevad. Ja tulid siis mõned vastused, et ma küsisingi, et mis teeb minust normaalse noorsootöötaja, sest sõna normaalne on see, mida mina kuulen oma noortelt, sa oled päris normaalne või et sinuga on päris hea rääkida, täitsa normaalset juttu ajad. Et ma siis küsisin nagu nende keeles seda ja panin mõned abiküsimused ka. Ja vastused tulidki siis sellise 24 tunni jooksul, nagu siin näha on. Ja mis siis võib-olla on ka see ühine joon, et tegelikult on toodud energiat on märgatud, et see positiivsus, positiivne energia, see empaatilisus on mainitud, rõõmsameelsus ja head nõuanded, et häid nõuanded ja targad vastused, et ma siis nagu loendasin need ühte. Pluss siis ongi ka välja toodud just see võib-olla see hinnanguvabandus, et ei tee noori maha, kui nad on nii-öelda mustas augus. Et väga huvitav, jällegi üks tööriist, kuidas tegelikult kaasata noori ja kuidas ka mõnes mõttes võita nende usaldust ja küsib mu arvamust, see on oluline tema jaoks. Usalduse loomisel kindlasti ei saa ära unustada konfidentsiaalsust, et meie Jaanaga peame seda väga oluliseks ja alati ka selgitame noorele, mis see konfidentsiaalsus on. Ja siin ongi tegelikult slaidil toodud välja ka tsitaadid, mida me päriselt kasutame, et see, millest me räägime, ei jõua kolmandate isikuteni, mis tähendab, kuidas me selgitame konfidentsiaalsust. Või siis alati ka just need piirid ja kohustused on ja et võib juhtuda, et mingit infot ma pean siiski jagama ja seda selleks, et sind paremini toetada. Ja just see noore parima huvi esikohale seadmine, et asjaajamistel läbipaistvus ja ausus, et selgitada ära, et miks ma siis jagan tegelikult seda infot. Et see on see, et kes on abivajav laps, kes on hädausu olev laps, kellest me peame tegelikult teavitama, eriti siis just praegu mõeldes alaealiste puhul. Ja see lause, et ei maksa karta noore pahameelt, tema tervis ja olu on olulisim ja tervis enne usaldust, tähendabki seda, et kui noor räägib näiteks, et ta on vägivaldses suhtes, aga et ära palun kellelegi räägi, siis ma tegelikult selgitan ära, et ma pean sellest teavitama ja miks. Et tema heaolu tervis on kõige olulisem. Ja samamoodi selgitada noortele, kellega me teeme koostööd, et kellega tegelikult see infovahetus käib ja et minu praktikas ongi see, et kui selgitad see noorele ära, siis ta lõpuks saab aru, et valgust ta võib-olla ei taha, et lastekaitsele jagatakse midagi politseile, aga kui see on ära selgitatud, et see on tegelikult koostöö jaoks, tema heaolu jaoks, siis üldiselt nad on nõus info jagamisega, on nõus koostööga. Ja samamoodi lepime ju kokku noorega endaga, kuidas me võime tema kohta võrgustikul infot jagada ja ka meediale, et teinekord küsitakse lugude jagamisi midagi, et siis muudame mingid tunnused ära, seome mingeid nagu nii-öelda lugusid, et noored on üsna haavatavad selle koha pealt, et mida jagatakse. Mõnele samas jälle väga sobib, et muidugi võid minu lugu jagada, et kui see aitab teisi, siis see on väga hea, et see oleneb noorest. Ja viimane lause ka, et ka vanemale, kuidas, et kui tuleb jutust noorega välja mingi selline asi, mida ma tegelikult tunnen, ma pean teavitama, et siis ka vanemale rääkida või öeldagi, et näiteks pärast teie lapsega rääkimist on mul tekkinud mure tema ohutuse pärast, et me ei saa alati ju kõiki asju rääkida, mis on seal vestluses, aga et ikkagi vanemale ka sellest märku anda, kui vanem on selles mõttes seotud. Ja käin korraga üle juhtumi korralduse protsessi, et individuaaltöö protsessi jagasime 10 võib-olla selliseks sammuks. Et kõigepealt ongi siis noorest teada saamine, kas see on nimekirja kaudu või ta tuleb kuskilt väljapoolt. Kõigepealt siis kontakti võtmine, loovine, saavutamine ja kohtumise kokkuleppimine, et see võib olla väga pikk periood. Et üks asi on kontakti võtmine, teine on selle saavutamine ja selle usalduse saavutamine on meil nii-öelda 3. samm. Siis, kui see on saavutatud, siis ongi vestlus, tuttavaks saamine, jällegi võib olla aeganõudev. Selle raames, et me hakkame üksteist tundma õppima, me hindame noore seda toetusvajadust, täpsustame tema soove, eesmärke
kaardistame vajadusi, vajadusel edastame noorteinfot, loome noorega koos tegevusplaani, koordineerime seda võrgustikutööd, kutsume kokku näiteks kohtumisi, võtame infovahetuse ja kogumise enda peale ja teemegi siis noorega, aitame tal täita neid samme, aga julgustame eelkõige teda ise muidugi seda tegema, hoiame nii-öelda kätt pulsil ja üldiselt on nii-öelda ideaalne, kui see koostöö kestab 6 kuud, aga vahel mõne noorega alles me tutvume 6 kuu jooksul ja see on okei. Ja igatahes, kui need nii-öelda 9 eelnevat sammu on täidetud, et siis saabki teha sellise check-in'i hiljem, et kuidas tal siis on läinud, et kui ta on oma eesmärgi täitnud, et kas siis kooli tööle jõudnud, et küsida 3 kuu või poole aasta pärast, et kuidas sul on, kas sa oled jätkuvalt tööl, kas sa oled jätkuvalt koolis, kas on tekkinud mingi uus eesmärk, mida sa soovid koos minuga lahendada. Siis individuaalsete kohtumiste komponendid, et mida me siis kindlasti paneme või millele me rõhku pöörame Jaanaga, ongi see, et me märkame siis noore tugevusi, alustame nende toetamisega, kasutame siis motiveeriva intervjueerimise elemente, kaasame teda, seame koos noorega fookusi, kutsume esile neid muutusi nende sammude seadmisega, planeerime reaalselt seda tegevuskava ja niimoodi ka selgub see pikaline eesmärk, et mida siis noor oma elus soovib saavutada. Kasutame avatud küsimusi, kinnitusi, ehk siis seda, et jaa, sa oled õigel teel, see tuleb sul hästi välja, sellega jätka. Küsime noorelt ka tagasisidet, et kas meie liigume nagu õiges suunas, kas see info, mida ma talle annan, on tema jaoks vajalik, piisav. Ja koostöös siis me kogu aeg täiendamegi sellist tegevusplaani, mida uuendame ja kohandame vastavalt noore vajadustele. Nüüd järgnevate slaidide peal paar näidet sellest, milliseid tööriistu või töölehti meie siis kasutame, et olemegi ise loonud sellised individuaalsete kohtumiste põhjad, kuhu me saame kohtumiste ajal teha märkmeid, et tegevusplaani saame noorega jagada, vahel kasutame arvutis, kirjutame vahel käsitsi, et need on meil ka olemas tegelikult meie tööriistakohvris, mis peaks olema jagatud selles juhtumikorraldajate ühiskaustas, et kõik te saate selles mõttes ligi nendele ja saate kasutada, saate piiluda, snitti võtta, kui on soovi. Siis Jaana on näiteks teinud ka sellised fookuste määramise kaardid, mida kasutame noortega, et siin need aitavadki, see on siis motiveerivast intervjueerimisest tuletatud, et panemegi noorega paika 3 tema sellist põhilist võib-olla fookust, eesmärki ja siis sammud, et kuidas ta sinna jõuab ja mõtleme ka läbi võib-olla, mis on kõige tähtsam, mis võivad olla takistused, et lihtsalt sellised abivahendid. Ja võrgustikutööd mainisin ka, et samamoodi, et kui me ka juhime eest võrgustiku kohtumisi, et siis meie oleme loonud ka sellised tegevusplaanid nagu võrgustiku kohtumisteks, kus siis ongi, et määrame eesmärgid, teemapunktid, kokkuvõtted ja selline siis tegevusplaan kus kindlate vastutajate ja tähtaegadega. Ja teenuselt väljumine, järeltugi, et see on ka väga oluline osa juhtumi korraldusest ja mida me mõtlesime, et mis me täna tahaksime jagada, ongi see, et teenuselt väljumine võib mõne noore jaoks olla hirmutav, et oleme seda kogenud, et järsku nagu koostöö saab läbi, et lihtsalt mõelda kuidagi, et kuidas see teha nagu noore jaoks võimalikult nii-öelda sujuvaks või valutuks. Ja noored on ka kogenud, et mõni teenus on varem neil liiga järsult lõppenud või et tunnevad, et nõustajad on neid hüljanud. Et ma paningi siia ühe enda noore tsitaadi, see on täiesti reaalne tsitaat ja püüdsin niivõrd tema sõnadega, kui ma sain, et see tsitaat siis tegelikult ütlebki seda, et noor vajas seda, et tema nõustaja, terapeut oleks talle teada andnud, et ta mõnda aega temaga ei suhtle või et nüüd on nende koostöö läbi, aga ta ei teinud seda, ta ei saanud seda kenat lõppu ja nüüd ta tunneb, et see usaldus nagu katkes ja see on noore jaoks hästi valulik, et tegelikult see juhtus tükk aega tagasi, aga ta siiamaani tegeleb sellega enda sees. Et mõelda lihtsalt, et kuidas meie saame teha nii, et seda ei juhtuks enda poolt, mis me saame anda. Ja siin ongi siis mõtted, et kuidas seda koostöösuhet niimoodi lõpetada, et ta ei pruugiks olla nii hirmutav või valulik. Et kindlasti ongi just see iseseisvusele julgustav, et sa oled teinud edusamme, sa oled hakkama saanud, et me oleme koos teinud neid asju, sul on nüüd need tööriistad nagu olemas, millega ise edasi minna. Vajadusel ikkagi ka see just heatahtlik konkreetsus nii-öelda, et piirid paika, et kus läheb see noore vastutus, kus minu vastutus, aga samas ka kindlasti see avatuks jätmine, et uks avatuks jätmine noorele, et saabki öelda, et tegelikult sa võid alati ise ühendust võtta, sa tead, kus mind leida, sa tead, kus minu kontaktid on, et tee seda julgelt. Ja oleneb juhtumist, et ka tegelikult see nii-öelda üleandmine teisele spetsialistile teeb ka sellist teekonda noore jaoks sujuvaks.
jätkuvalt see check-in, et mis ma juba ka enne mainisin. Ja see oli esimeste sammude kirjelduses. Jelena rääkis sellest, et kindlasti ka vaadata üle märkmed, vaadata üle, mida juba on noorega nagu tehtud, et mis on staaris olemas ja mis me ise oleme teinud. Et see ka aitab kõike seda usaldust luua, et umbes noor vaatab, et sa mäletad, mis me oleme teinud või et sa mäletad nagu, mis minu elus on olnud. Ülevaatlikult, mis ja kes siis töötab meie töös? Et kindlasti, mis me Pärnus kogeme, on mobiilne noorsootöö, mida me siis teeme. Peamiselt kasutame tänavatöö meetodit, noorte kogunemiskohas viibimine, töö internetis, see aitab leida üles nii need riskis kui need oludes noori, ka neid, kes on seire nimekirjas, aga kellega näiteks ei saagi muud moodi ühendust. Nad ei vasta telefonile, meil on aegunud, posti teel võid kirja saata, aga sealt ei tule vastust, et teinekord me oleme ka niimoodi leidnud noori üles läbi nende sõprade, mis iganes. Ja kindlasti see proaktiivsus, et ise ikkagi nagu enda meelde tuletamine ja see ka figureerimine noorte eluilmas nende kogunemiskohtades näitab seda, et me nagu oleme olemas. Siis kindlasti ühised kohtumised võrgustiku liikmete ja noortega, et neid lähendada, ühine usk noore võimetesse, sõbralik sõnade valik, et meie vorm, et me teeme seda koos, me alustame sellega koos, et just alustuseks mõnele noorele see on selline lohutav, et ta ei ole üksi. Tunnustamine, tähistamine, tugevustele keskendumine, noore supervõimete märkamine, ajaraam ja aeg koos tegutsemise perioodiks, et see aitab hoida fookust, et just see aeg, mida me saame noorele kinkida. Ja joon on alla kohe tõmmatud, et kui juhtumikorraldaja peamiseks tööülesandeks on juhtumikorraldus, siis toimibki kõige paremini. Kui ei ole mitut 100 muud asja, mis peab tegema või see ei ole kellegi antud lisakohustus, et siis me saame tagada selle kvaliteedi ja see on oluline, mis toimib. Huumor, ka must huumor, kui see sobib. Selleks on siis ka üks väike illustratsioon siin mustadest töödest. Positiivne agressioon, et see on selline huvitav väljend, mida ütles üks psühholoog, kes töötab siis kinnise lasteasutuse teenusel, et osadel spetsialistidel see on olemas, et see on selline järsem konkreetsus, mis just toimib õigusrikkumise taustaga noortega, et ütled nii, nüüd on nii ja täna me teeme seda. Või et midagi sellist nagu vahel on ka seda vaja ja see teinekord toimib, et vahel selline pikk jutt ei pruugi nagu osadele noortele üldse toimida, et arutame kogu aeg, mis vajadused, mis vahel on vaja. Noor ütlebki, et tead, mul on vaja, keegi ütleks mulle, mida ma teen, sest ma olen sellistes süsteemides olnud, ma soovin seda jätkata. Ka see emotsionaalne prügil on selline huvitav väljend, et just jällegi pakkumine noorele seda ruumi, et ta saab nagu ennast välja elada. Ja puhkus on terviseks, see toimib, et Jaana puhkabki terviseks, et saaks tulla energilisena noorte juurde tagasi. Ja see küsimus ka, et kes töötab, ongi see, et mitte ainult juhtumikorraldaja ei tööta, vaid noor ka töötab ja võrgustik ka töötab, et see on ühine töö. Mis töötab, on ka sotsiaalmeedia, töö internetis, et siin slaidil siis on Facebooki pilt, meie Facebooki pilt, Instagrami pilt, et võite jälgima hakata, võite snitti võtta, võite vaata, mis meie seal teeme. Voldik ka, mida me siis saame jagada noortele, koostööpartneritele, lapsevanematele, see on seal paremal pool lihtsalt laiali lahtatuna praegu ja siis ka meedias tegelikult figureerimine. Väljakutsed siia lõpetuseks, et noored, kelleni on keerukas jõuda, võivad siis olla väljakutsed, et teinekord asi võib-olla ei olegi nii väga noores, aga võib olla lapsevanemas, et tema mingid hoiakud suhtumine võib olla takistuseks, siis võib olla keeruline jõuda noorteni, kellel on juba mitmed spetsialistid ümber, nad ei taha uusi inimesi omaks võtta, et hästi paljud inimesed on nendega tegelemas või tegelenud, või siis nendega ongi katsetatud erinevaid teenuseid, aga need pole toiminud, et noor on nagu väsinud sellest solgutamisest, et ei ole olnud sellist sujuvat ühe ukse lähenemist. Noored, kes siis ongi koduseinte vahel, nad on oma mugavustsoonis. Need, kes ei ole abile vastuvõtlikud, neil pole sisemist motivatsiooni, andmed on aegunud staaris ja ka sõltuvust aineid takistavad noored, et nad ei pruugigi olla motiveeritud, et nende eluvaated on hoopis nagu teised, et teenivadki raha võib-olla mustalt või mis iganes. Erivajadusega noored võib olla keeruline nendeni jõuda, et seal on ka vaimse tervise mured, et see toetamine võib olla väga ressursimahukas ja aega nõuda. Muidugi see on väärt seda, aga lihtsalt, et see võib nõuda rohkem ressurssi. Keerukas võib olla ka siis noortega töö, kui on võrgustiku liikmed, kellega ei ole ühine vaade noore toimetulekule ja toetamisele ja andmesüsteemid, mis toetaksid noortelt tagasiside küsimist ja andmete analüüsimist teenuse arendamiseks, et täna me tunneme, et need on puudulikud. Ja see on viimane mõte minu poolt, et teid korra veel aktiviseerida. Et palun kirjutage Slacki või Zoomi chatti,
Üks mõte, mida te sooviksite oma töös katsetada, et saavutada noorega usalduslik kontakt, mida te varem pole teinud. Võib-olla mingi mõte, mis tuli minu esitluse ajal, võib-olla mingi mõte, mis teil endal torkas pähe. Et pange julgelt siia chati, ma vaatan üle, huviga vaatan ja siis näen ka natuke, et võib-olla kuhu suunas teie mõte liikus. Ja minu poolt kõik, ma tänan. Suur tänu, Triin. See oli väga asjalik ja põhjalik ülevaade üldse sellest juhtumikorraldusest ja sellest, kuidas suhet siis noorega luua. Et kas kellelgi on tekkinud praegu küsimusi, et meil on natuke aega vastata ka küsimustele, kui kellelgi midagi tekkis. Kui hetkel ei ole, siis me saame seda teha ka pärast. Et lähmegi sujuvalt üle siit nüüd võrgustiku loomise teema peale, et Triin juba ka põgusalt mainis meil võrgustiku loomist, et järgmiseks siis Narva ja Aleksander ja Poliina võtaksid selle teema nüüd meile esitamiseks. Nii, me oleme siis Narvast, Narva NGT-s juhtumikorraldajad ja siin on pildid Narvast ja see on uus Narva hüütlause, Euroopa algab siin ja Narva linna sotsiaalpeamet, kus meie ruumid asutsevad, kus meie esitsime. Ja Poliina jätkab siis juhendist väljavõttega. Tere kõigile. NGT-s juhtumikorralduse juhendust. Võrgustiku töö on NGT-s vaates kokku lepitud eesmärkidel süstemaatiliselt toimub noorte sujuvamaks toetamiseks asutuse vaheline koostöö, milles sisaldub ühine kitsakohtade kaardistamine, analüüsimine ja kirjeldamine, võimalike lahendusse leidmine, olevate ressursside jagamine ja juhtumi põhine aktiveerimine. Oluline on võrgustiku liikmete vahel kokku leppida roolid, informatsiooni vahetamine, viisid, asutuste võimalused ennetamaks koostöö võimalikke probleeme ja üldised juhtumikorralduse etapid. Võrgustiku töös saab NGT-s vaatest toimida nii asutuste, omavalitsuse, piirkonna, maakonna kui ka riikliku tasandil. Noorte juhtumikorralduses ja võrgustiku töö on oluline tervislik lähenemine, mis arvestab noore kõiki eluvaldkondi. Sellest tulenevalt on noorte toetusel oluline laiem võrgustiku töö erinevate valdkondade, haridus, noorsootöö, sotsiaalmeditsiini, õigus, töövaldkond ja nende valdkondade asutustega, koolid, noortekeskus, huvikoolid, perekeskus, töötukassa, politsei. Eelnevad mainitus. Noortega tegelev spetsialisti kohaliku omavalitsusest kaardistab piirkonna noori toetavaid võimalusi ja teeb vajaduspõhist koostöö kõikide noori puudutavad valdkondadega ja aitab noorele suhelda erinevate ametiasutuse ning ettevõtjaga. Edasi Aleksander. Mina siis jätkan Narva näidetega, ehk siis eelnevalt öeldes, et NGT spetsialistis toetab noort eri valdkondades, igasugustes valdkondades, mis üldse võimalik on ja meie ka kasutame igapäevaselt oma töös võrgustiku tööd. Ja siin on mõned punktid toodud, milles peatume. Näiteks Narva lastekaitse ja Narvas on tervise- ja sotsiaalosakond ja üldiselt soovitan nende spetsialiste, kes on lastekaitse ja sotsiaalosakonnast väga tihedalt kontakti hoida. Et nemad tunnevad oma piirkonna perekondi väga hästi ja üldiselt näevad seda suuremat pilti, mis piirkonnas toimub. Ja meie siis oleme ka linnavolikogu noortekomisjoniga, noortekeskusega, avatud noortekeskusega koostööd teinud. Narva täiskasvanute kool, see on ka üsna huvitav
et noored kukuvad õpingutest välja ja täiskasvanute kool on selles mõttes hea lahendus, nad võtavad ka keset õppeaastad endale õppima. Ainult, et mõned noored kardavad, et oleme päris mitmel korral noorest käest võtnud, noore käest võtnud kinni ja viinud ta sinna nõustamise toetades, et ta läheks õppima. See aitas. Politseiga teeme koostööd, kutsehariduskeskus, jah, meie noored ka lähevad sinna. See on ka kutsevaliku programm, kui keegi ei ole veel kuulnud, siis on selline programm, kus noor saab poole aastaga pigem kutse suunda, et ta saab aimu, mis kutse talle sobiks või siis saaks mingi lihtsama kutse kätte. Vita-tiim on selline ka avatud noortekeskus, kus on väga palju erinevat huvitavat ja projektipõhist tööd, huviringlust ja sõltuvusprobleemidega elavatele noortele aitame siin Kliinika Sütik toeks. Bistand Narva, selles projektis ka mõned meie noored osalevad, see on ka üsna selline omapärane projekt, et Norra usklikud teevad korjandust Norras ja siis nad toetavad nende korjatud rahadega siis kohalikud perekonnad ja meie noored on saanud ka selle abil tuge. Töötukassa, ma rõhutan, et viimase aasta jooksul on päris palju muutunud koostöös Töötukassaga, väga hea suunas. Töötukassa nüüd tunduvalt paremini teeb meiega koostööd ja me teeme ka juhtumipõhiseid arutelusid ja toetame koos noori. Ka juhtumikoosolekud toimuvad meil, kus on Töötukassas ka ja kriminaalhooldus. Erinevad MTÜ-d, mis piirkonnas on, me tunneme need ja uurime, kes millega tegeleb, mis võimalused noorte jaoks on piirkonnas. Näiteks Kaaru klubi on selline huvitav klubi, kus noored, kes on ise nii-öelda arvutimängude sõltlased, RPG mängud ja nad lõid endale sellise seltsi, kus nad tulevad kokku ja mängivad need mänge mitte arvutitaga, vaid päriselt elus, et kuskil mängulaava peal või siis nad teevad üritused kuskil põllu peal või metsas. Ja need on ka rahvusvahelised suhted. See on ka noortele väga huvitav. Mõned, mitte kõigid. Ja selle sama pilotprojekti raames või juba siis pilotprojektide raames meil on pidev koostöö, kus me kõik tuleme kokku, kas füüsiliselt või netis või meili teel arutame, jagame infot ja murekohad ja kindlasti väga hästi, kui me jagame ka õnnestumist. See on selline meie visuaal. Kevadine visuaal võrgustikust. Et keskel on noor oma murede ja vajadustega, teda ümbritseb NGTS projekt, kes toetab teda, abistab, viib ja ümberringi on väga palju erinevaid võimalusi noorele, aga need on samas ka erinevad asutused. Ja NGTS siis ongi see, kes viib noort nende asutustega kokku ja mõne võrra ka pehmendab kokkupõrkeid nende asutustega. Nüüd meid tuntakse tunduvalt paremini piirkonnas ja Eestis üldiselt. Et see on tänu sellele, et meie oleme siin koha peal aktiivsed olnud ja ka tänu ka sellele, et meil on olnud üsna suur teavituskampaania hiljuti. Meie oleme ise avatud koostööks. Vaatame ringi, hoiame, nagu räägitakse, silmad kõrvad lahti, kes millega saaks toetada või huvi pakkuda noortele, mis toimub piirkonnas. Siin on meie kontaktid ja täname teid tähelepanemist. Siis lähme selle võrgustiku teemaga ilusti edasi, et Ülla nüüd räägib siis Valga näitest ja võrgustiku tööst meile. Et kohe võib jagada. Ülla. Nii, tere, olen Ülla ja räägin siis Valga valla näiteid. Et Narva tegi päris põhjaliku ja sellise hea ülevaate, et mis asi üldse võrgustik on, et siis õnneks ma ennetasin seda ja jätsin juba ise need asjad kõik ära, et asun kohe asja kallale. Et
kui meie tööle tulime, me oleme siis ütleme nii-öelda 2 aastat töötanud ja alustasime kohe sellega, et hakkasime kõik asutused vallast läbi käima. Ja selleks, et mitte lihtsalt nii-öelda läbi käia, siis mõtlesime ka nii-öelda enne ikkagi ära, et põhimõtteliselt alad, mida, kuidas, miks. Et me nii-öelda asusime ka ikkagi kohe nii-öelda müügijutule, et miks meid üldse vaja on või kellele meid vaja on ja kuidas me saame koostööd teha. Mitte et lihtsalt rääkida, et selline asi on olemas ja siis vaatame edasi, kuidas mida. Et pigem juba nagu konkreetselt hakata pihta. Et lihtsalt siin ütleme ka mõned näited, mis asutusi olen külastanud. Et eks nad ikkagi igas piirkonnas on erinevad. Et kus mis nii-öelda on ja kus rohkem mis või kes mingi noortega tegeleb. Et selles suhtes see ei ole see, et mida kõik peab täpselt jälgima, vaid see on lihtsalt nii-öelda meie Valga näide. Kindlasti peab olema see oma algatus, et keegi väga ei tule, et teed uued inimesed, teeme koos, et mis teie teete ja te teeme ühiskohti. Et tegelikult pigem me saime ka algul suhtumist, näed uued inimesed, uus lisatöö ja uus mis kõike. Et sellepärast tulebki alustada seda müügijutuga, et miks üldse neile vajalik oled. Ja ei piisa ainult sellest, et käid ühe korra, ma rääkisin ära või et ma ei tea, näiteks, et ma ei tea, kuskil vallalehel näiteks oli meie tutvustus, et sellised inimesed tulid tööle. Et tegelikult sa pead järjepidevalt ikkagi meelde tuletama, et mis sa teed, kes sa põhimõtteliselt oled, mis kasu sinust on. Et selline ühekordne mingi sutsakas läheb nii-öelda kuskilt infomüras lihtsalt kaduma. Siis Narva tõi hästi palju näiteid, mina võtsin ainult Töötukassa näite. Et meil on regulaarsed kohtumised Töötukassa esindajatega. Et panin ka siia lingi, et tegelikult igas maakonnas on olemas need noorte kontaktisikud, kellega kindlasti tasuks koostööd teha. Siis kuna me tihti suuname ka noori Töötukassasse ja siis kui suhtlesin noorega, tuli välja, et kuule, ja Töötukassa rääkis seda sama juttu, mida sa juba mulle ammu rääkisid. Et siis vältida seda nii-öelda sellist noore solgutamist ja ühe sama jutu kuulmist mitmest kohast, siis tegelikult ongi meil juba kokku lepitud ja oleme ka teinud neid 3-poolseid kohtumisi. Et siis muidugi kõik on noore nõusolekul ja ikkagi sellest kõik on läbi küsitud, et saab ütleme Töötukassa inimene, enamasti on sealne juhtumi korraldaja, kes siis tegeleb süvitsi, siis ütleme Engetesi juhtumi korraldaja ja noor. Ja siis kuna ütleme ka mulle näiteks need karjääripaberid olemas, siis ka Töötukassaga koos siis käia 9-ndikele rääkimas ja teha simulatsioone, kes siis hakkavad valima, mida edasi teha. Et siis nii-öelda selline Töötukassal olla koostööpartner ja ikkagi nad saaksid nii-öelda kasu ka meist, et saaksime mõlemad nii-öelda ühe selle noore koos abistatud. Siis 2021 küsisin, saatsin kirja kõikidele asutustele, ma olen seda juba mitu korda näinud, et näiteks, et oligi, millised murekohad või mida võiks arendada, mida parendada. Ja sealt üks tuligi välja, et ei ole siis suurt võrgustikku. Kõik nokitsevad omaette. Ja siis, et nüüd ongi siis toimunud 2 korda. Järgmine kuu toimub juba 3. kohtumine, kus siis ongi kõik need asutused, siin alla ütleme see loetelu, kes on osalenud. Kindlasti neid asutusi on veel, keda võiksin kaasata, kes lihtsalt ei ole kohale tulnud. Et selles suhtes, et ei tasu vaadata seda, et oi, nii vähe koole näiteks on. Neid koole on veel, aga lihtsalt ei ole inimesed kohale tulnud. Ja et selles suhtes see võrgustiku kohtumine on ka väga hea tagasiside saanud sellepärast, et see ei ole minu leiutatud asi. Keegi ei ole nii-öelda öelnud, et sa pead seda tegema, sest linnuke vaja kirja saada näiteks. Et pigem see vajadus tuli nii-öelda väljast poolt, et meil on selline nagu murekoht, et tahaks kuidagi, aga lihtsalt ongi, kes see hakkab eest vedama, kes see vastutab. Ja siis ongi, et iga korda erinevad teemad tulevad lähtuvalt sellest, mida nemad ise on pakkunud, mis mingid murekohad või millised, mida tahaks rohkem kuulda või näha. Et ma ei hakka siin kõike täpselt ära lugemisi slaidi kirjas. Siis siin on mõned näited, et nagu ma alustasin ka, et kui üks korda mingi kas infovahetus on või kuskil on sinust nii-öelda kajastatud midagi, siis räägi kogu aeg alati üle. Et mida ringiga info jõuab kellegini, seda rohkem see veel moondatud võib olla. Et näiteks kui see info jõuab lõpuks nooreni, siis sa ei tea, milline juba ettekujutlus. Et pigem ma ei tea, mine noortekas ise koha peal ja räägi tegelikult, mis sa ka päriselt teha saad või kes sa oled.
siis vajaduspõhisus, et tuleb teha ka ikkagi neid võrgustikke või selliseid kas siis juhtumipõhiseid või ütleme suuremaid, mis on ka ikkagi nii-öelda vaja. Et selles suhtes, et ütleme enne meid on juba igasuguneid koostöid, võrgustikke, asju olemas, et ei ole mõtet hakata dubleerima, et me tahame ka nüüd teha, vaid pigem nii-öelda kuhugi ise ennast sisse susata, et äkki ma tahaks hoopis teiega ise koostööd teha. Siis, et koostöötahe peab olema ikkagi mõlemapoolne, et kui näiteks mina tahan teha koos midagi, aga teine ei taha, siis selles suhtes, et lõpuks väsid ise ära, et kogu aeg, et palud-anud nii-öelda, et anna infot või et mul on selline noor või et selles suhtes ikkagi see on nii isiksuse põhine tegelikult, et kes päris ja kuidas mida tahab. Siis Triinu jutus käis ka läbi, ütleme see konfidentsiaalsus, et noh, mul on ka see andmekaitse, et tegelikult ikkagi, kus see jookseb piir, et kuidas, mida, kui palju rääkida võib. Et kas me lähtume jälle sellest, et me mitte midagi ei maini, mitte midagi ei räägi ja räägime lihtsalt, ma ei tea, lillekestest ja pilvedest või me räägime konkreetselt keele asjast. Et sellepärast mul on ka see, et mida väiksem piirkond, seda ütleme, mitu rolli on inimesel ja seda lihtsamiga tegelikult see info ikkagi jõuab. Näiteks ma ei tea, mine kuhugi noortekeskusesse ja õed-vennad räägivad kõik sul jutu seal ära, mida ütleme ta suurem see teeb seal kodus näiteks. Või et noh, kuidagi ikkagi selles suhtes, et eriti väiksemas kohas see info ikkagi liigub, et kui ma ei saa otse näiteks ütleme selle koostööpartneri käest, siis ma kuulen ikkagi tegelikult selle ringiga või kas ma ei tea, külapoes, poemüüjalt kuuled või et seal esimest slaidi oli ka, et raamatukogud, kultuuriasutused, et mida väiksem koht, seda rohkem tegelikult sellises kohtades info liigub, mille peal võib algul ise ei tulegi. Ja siis on mul pandud see tankla link, et selles suhtes on hästi keeruline nagu noorele ja ka koostööpartnerile seletada, kus sa infot leiad, kus minu kontaktid on, et ei hakka seletama, mine sinna vallavalitsuse lehe, sa kontaktid, bla, bla. No tead, tal on lõpuks 3 minuti pärast meelest kõik läinud. Et siis on tehtud meil sinna maakonna oma, et hetkel üks omavalitsus veel on puudu, et ma ootan tema nõusolekut, et saaks tema info panna. Et siis on nagu selline üks koht, kus on kõik info olemas, kontaktid ja saab nii noorele kui ka koostööpartnerile jagada seda. Nii, aga selles suhtes minult kiirelt uristatud kõik ette, et kui on küsimusi. Edulugudega, mida jagab meile siis jällegi Valgast Uudo. Mina olen siis Uudo Reinsalu, töötan Valga vallas juhtumikorraldajana, Üllega kahekesi siis. Teiega tahaks jagada 2 noore lugu. Esimene on niitolukorda sattumise ennetusrühma noor ehk siis niitriskis noor. See lugu ei ole lõppenud, see protsess veel käib, mõnes mõttes ta on selline erilisem ja ta on päris huvitav ja päris raske lugu. Aga ma alustan siis esimesest loost ja siis lähen teise loo peale ka üle. Nii. Aleksei on 16-aastane, ta on vene keelt kõnelev, emakeel on vene keel. Taustaks nii palju, et ta elab koos vanematega, on põhikooli nimekirjas, kuid koolis ta ei käi. 7. klassi lõpetas distantsõppel COVID-19 tõttu ja pole koolis käinud alates 8. klassist. Varem ta käis boksitrennis ja õppimine oli korras, kuid nüüd on boksitrenn mõnevõrra soiku jäänud, õppimisest rääkimata. Ja kuidas siis mind kaasati protsessi? Minuga kontakteerus meditsiinitöötaja, kes andis teada, et oleks vaja leida sobilik meede noore saamiseks õppimisse uuesti. Ja ta ütles, et emal oli broneeritud Rajaleidjasse aeg, et seda sobilikku meedet leida, kuid ta ei ole sinna ilmunud, et võib-olla siis juhtumikorraldaja saaks temaga kontakti ja Rajaleidjasse broneeriks aja siis. Mina kontakteerusin kooliga, sinna Rajaleidjasse oli vaja saada iseloomustust. Selle ma sain ja Rajaleidjasse sain ka erinevaid selliseid bürokraatlikke barjääre ületades sain ka aja sinna. Kontakteerusin lapse vanemaga, ütlesin, et on vaja kõigepealt luua usalduslik suhe noorega, et kui ma lähen
Rajaleidjasse, et ma ei näeks teda esimest korda. Siis kontakteerusin noorega, sain sobiliku keskkonna, kus talle meeldib, vestlesime sõbralikult, oli lõbus. Soov oli kindlasti lõpetada põhikool, ütles, et takistused on suured ja põhilise takistusena ta tõi välja, et tal on söömishäirete tõttu ta ei saanud koolis käia ja läbisaamine ei olnud hea ka sotsiaalpedagoogiga ning klassijuhatajaga. Ja hirmudest nii palju, et ta mulle ütles, et ta samasse kooli ei tahaks minna. Kui ta nüüd läheks, siis ta oleks 2 klassi maas, et nooremad õpilased ja muud sellega kaasnevad asjaolud, et tahaks kuidagi teises vormis jätkata õpinguid. Sellises tempos, vormis ja keskkonnas, et mis talle sobiks. Selle jaoks see Rajaleidja aeg ongi vaja broneerida. Ja mis siis on senised tegevused olnud? Ma olen saanud info meditsiinitöötajalt, et see noor on saanud erialaarsti konsultatsiooni ja on tehtud temaga uuringuid söömishäirete tõttu. Samuti on tal toitumisravi konsultatsioon saadud meditsiiniasutuses. Ta oli eelmisel aastal 2022 oli pikalt uuringutel nädal aega. Ja siis vaimse tervise õe konsultatsioonid on saanud vaimse tervise kabinetist. Ja siis lastekaitsespetsialistid andsid mulle informatsiooni, et koostöö ei ole sujunud sotsiaalpedagoogide ja vanemate vahel, samuti lastekaitsespetsialistiga. Nii, ja kes siis on minu võrgustiku liikmed selles protsessis? Kindlasti meditsiinitöötaja, kes on selle juhtumiga hästi kursis. Ta on andnud mulle informatsiooni, kuidas on asi liikunud. Nii, ja siis vaimse tervise kabinet, vaimse tervise õde kindlasti ja siis on noorele pandud ajad vastuvõtule psühholoogi aeg ja psühhiaatri aeg samuti, et need üks oli vist maikuus ja teine oli juunikuus. Et nemad on siis nagu kaudselt seotud, nad on kaudsed võrgustiku liikmed, aga nad on vajalikud sellepärast, et nendelt ma saan informatsiooni, kas see söömishäire on seotud kuidagi vaimse tervise poolega, ta on psüühilist laadi, et see on vaja nüüd kindlaks teha siis. Ja noore vanemad, see on nüüd lähivõrgustik, nendega suhtlen peamiselt temaga ja kindlasti Rajaleidjaga hakkan suhtlema, seal on psühholoog, sotsiaalpedagoog, et nad leiaksid siis sobiliku meetme õppimiseks selle noorele. Ja kindlasti on vaja suhelda klassijuhatajaga ja lastekaitsespetsialistiga, olgugi, et need suhted ei ole kuigi head. Ja mis siis edasised tegevused on? Edasised tegevused tahan siis käia Rajaleidjas ära, saada nende ettepanekuid ja siis analüüsida neid tulemusi koos noorega, koos vanemaga ja seada siis edasised plaanid. Ja neid plaane kindlasti ei saa varem teha, kui ta on käinud vastuvõtul vaimse tervise kabineti psühholoogi ja psühhiaatri vastuvõtul siis. Vot selles punktis on siis protsess nüüd pooleli ja sellised arengud on siis Alekseiga, et tema on siis niitriskis noor. Ja nüüd ma lähen siis teise noorega edasi, kellega on protsess peaaegu lõppenud, aga temaga on järeltugi veel kogu aeg, ma kontakteerun temaga. 24-aastane Ants, ta elas koos emaga, ma panin minevikult sellepärast, et ta nüüd elab teises kohas. Et vanemad on lahutatud, ta on põhiharidusega, viimane töökoht oli toidupoest toidukaupade väljapanijana. Nii. Antsu erisus on selles, et tema tuli seire nimekirjast välja. Alguses saatsin kirja, vastust ei saanud, helistasin korduvalt, samuti ei saanud vastust. Et siis leidsin Starist ema kontakti, helistasin emale, samuti ei olnud hea kontakt temaga, ei olnud huvitatud, oli väga napisõnaline. Ja siis teine kolmas kord oli häälest tunda emal, et on temal juba valmidus olemas koostööks. Ja leppisin kokku siis kohtumise Antsuga, et tingimuseks oli see, et ta tuleb koos emaga. Ja esmakontakt toimuski siis nädala pärast. Ja mis siis leppisime kokku ja mis soovid olid? Ants muidugi küsimustele ei vastanud, vastas peamiselt ema. Selgitasime vajadused välja, rääkisime takistustest tööle saamisel ja õppima asumisel.
Andsin mõningase ülevaade ka teenustest, võib-olla Ants oleks tahtnud Töötukassa teenustele näiteks minna või Johannes Mihkelsoni keskusesse teenusele, võib-olla psühholoogi teenust olla vaja, kuid nendest ta keeldus, et tema põhiline soov oli see, et ta tahab leida võimetekohase töö, et sellise töö, kus ei pea suhtlema kellegiga ja ta saab seda tööd teha üksinda. Ja esmane kokkulepe oligi selline, et mina kui juhtumi korraldaja otsin erinevatest töövahendusportaalidest sobiliku tööd Antsule, sobiliku või mitte, aga kui midagi leian, siis annan talle teada, emale tähendab, ja siis räägime edasi. Järgmine kohtumine toimuski siis nädala pärast. Jaan muidugi telefoni vastu ei võtnud, leppisin kohtumise kokku, ta tuli koos emaga ja andsin väikese ülevaade sellisest tööpakkumisest, mis tööandja asus 50 kilomeetri kaugusel tema kodukohast. Sealsamas natuke nad mõtlesid, ütlesid, et ikkagi see töökoht ei sobi, ta on natuke kaugevõitu ja ei ole kuidagimoodi ei saa sinna minna. Nii, ja siis on järgmised kokkulepped, et ma ikkagi otsin võib-olla siis kodu lähedalt sobiliku töökohta. Et ikkagi oli selline tingimus, et tema saaks tööd teha selliselt, et oleks üksinda ja keegi teda ei segaks. Nii. Mõne aja pärast siis ma nii-öelda leidsin töökoha, helistasin tööandjale, töökoht oli selline, et oli vaja hooajaks trimmerdajaid. Helistasin Antsu emale ja andsin sellistest uudistest talle teada. Ants helistas ise juba tagasi, kohtusin temaga ja mõne tunni pärast andsin siis sellise info talle edasi. Nii, ja mõne päeva pärast helistasin Antsule. Antsul oli hea meel, et saab sellise töökoha trimmerdana, väga ta meeldis. Ta oli eelnevalt juba tööandjaga suhelnud. Ja peale töösuhet andis mulle, see oli hooajaline töö trimmerdamine, peale töösuhet andis tööandja mulle teada, et võtab Antsuga järgmiseks perioodiks tööle. Ja siis talveperioodil otsis Ants juba iseseisvalt endale tööd, leidis puhastusteenindajana, kuid ta töötas seal kuu aega ainult ja siis oli ta mõned kuud kodus. Ja rääkisime, Antsuga suhtlesin, rääkisin töötuna arve võtmisest, seda ta ei soovinud ja järgmisel hooajal läks uuesti Ants tööle trimmerdajana. Nii, ema kontakteerus minuga, tal oli Antsu pärast mure, kohtusin Antsu emaga, ta rääkis, et Antsul on soov iseseisvat elama asuda teise piirkonda ja et ema soovis, et juhtumi korraldaja, mina siis kohtuks Antsuga ja räägiks sellel teemal. Ja Antsuga kohtusin, Ants oli väga avatud tema töökohal, kus ta praegu oli, trimmerdajana töötas, ütles, et plaan on kolida teise linna ja iseseisvat elama asuda, et tal on olemas juba teises maakonnas töökoht ja samuti elamispind, olukeet üüripind. Ja ta andis isegi mulle oma privaatse telefoninumbri. Nii ma kohtusin uuesti Antsu emaga ja andsin selle informatsiooni kõik teada, et talle edasi, et Antsuga kohtusin, Ants ütles, et tahab teise maakonna minna elama iseseisvalt, et tal on vaja elus kannapööre teha ja ema justkui oli täitsa rahul, et ta ütles, et ma võin ka omalt poolt kaasa aidata. Ja ütlesin, et ma kindlasti kontakteerun Antsuga ja emaga ka lähiajal, senini korra olen Antsule helistanud, ta on rahul, elab teises maakonnas, töökoht on olemas ja ema helistab minule aeg-ajalt. Selline on siis järelsuhtlus emaga ja Antsuga. See on minu poolt kõik, aitäh teile. Väga head lood, Uudo, suur tänu, et need olid head näited sellest, kuidas me tegelikult väga tihti ju kaasame ka lapsevanemaid enda töös, et seetõttu on ka selles uues rahastuses, mis tuleb võimalus ka teenuseid pakkuda siis lastevanematele. Et tegelikult need olid väga head lood ja just see Antsu lugu, et siin oli näha seda iseseisvumist, et kuidas alguses nagu ei olnud kuskil ja nüüd ta ei ela enam emaga, otsib ise tööd, saab ise hakkama, et see kasvamine ja selle kõrval olla, et see on nagu vägev. Kahjuks neid noori on väga palju, kes on kodus ja keda ei saa
kuidagimoodi välja, aga noh, on ka mõningaid erandeid. Kas mõni küsimus on praegu Udole? Kui kohe hetkel ei ole, siis lähme edasi nüüd järgmise teemaga, et sellest aastast me piloteerime ka maakonna üles lähenemist 2 maakonna näitel ehk siis Viljandi ja Valgamaa näitel. Ja seda nüüd koordineerib maakonnas Viljandi või sellest Valga arenguagentuurist, vabandust, Inga Tikk, et siinkohal ma annaksingi Ingale sõna ja kuulame, mis need sellised kogemused tal juba on. Tere! Kas slaidid on näha? Slaidid on näha, aga mitte suurelt hetkel. Oota, ma vaatan. Nii, kuidas nüüd on? Ikka on väikeselt. Nii. Ütle, minul ta nagu viskas suureks. Jah, et sa võidki niimoodi jätkata, et kuna mõnikord see tehnika ei taha alati kaasa tulla, siis selles mõttes võid julgelt minna ka nii, nagu sul on. Jah, täpselt. Okei, et mina olen siis nüüd umbes 1,5 kuud olnud Valga ja Viljandimaa MGTS võrgustiku koordinaator. Ja siis meie võrgustikku kuuluvad Viljandi maakonna vallad, kõik vallad ja siis Valga maakonna valdadest on siis Valga vald ja Tõrva vald. Otepää vallaga on selline lugu, et me hoiame selle Otepääl töötavaid inimesi Marjut ja Kätlinit infoväljas, aga Otepää vald ei ole liitunud meiega. Siis juhtumikorraldajad on olemas enamikes, aga praegu veel käib konkurss Mulgi vallas ja Viljandi linna peaks tulema juhtumikorraldaja mai-juuni, kui nüüd vahepeal midagi muutunud ei ole. Mis on nagu erisused on see, et osades kohtades töötavad juhtumikorraldajad osakoormusega. Et Põhja-Sakalas on siis pool koormust ja Tõrva vallas on 0,75. Et see on siis selline esialgne stardiplatvorm meil. Siis natukene nimekirjadest, et kui mul nüüd andmed on õiged, siis oli eelmises seires kokku 573 noort, kes olid siis nimekirjades ja tegelikult kõikides valdades on tegeletud ka seireväliste noortega, kes ei ole seal nimekirjas olnud. Ja nüüd värske nimekiri, mis tuli eelmisel nädalal. Siin on nüüd natukene on see noorte hulk vähenenud, aga see suurusjärk on ikkagi enam-vähem sarnane. Mis toimunud on? Et minu enda vaatest on toimunud see, et erinevaid juhendeid, materjale, kõike muud lugenud. Nii palju kui võimalik olen osalenud erinevatel koolitustel või koosolekutel, et ise sellesse teemasse sisse elada rohkem, et aru saada seda, mis on see juhtumikorraldajate nagu päris töö. Minu jaoks on need kasulikud olnud. Kõikide valdadega on olnud kohtumised. Otepääga oleme kohtunud peamiselt üle veebi, telefoni või meili. Siis ma koostasin kõikidele valdadele küsimustikku, kus ma siis küsisin ootuste kohta võrgustikule, kolleegile, koordinaatorile, mida KOV ootab juhtumikorraldajad. Siis oli selline plokk nagu mida juhtumikorraldaja ise soovib saavutada. Milliseid koolitusi oleks vaja, kas siis endale või siis need noortele ja kaardistasime ka ära võimalusi, et millised võimalused erinevates KOV-ides on olemas ja kellel millised võrgustikud on juba loodud ja kes sinna kuuluvad. Ja püüdsin kätte saada ka inimeste endi tugevusi, kes siis juhtumikorraldajatena töötavad, et mida nad ise näevad, mis on nende enda tugevused. Et siis võrgustiku töös neid tugevusi hiljem ära kasutada. Nii, esimene kohtumine on meil toimunud
et see oli eelmisel nädalal nuias. Selle me tegime selliselt, et kõigepealt esimeses plokis iga vald tutvustas iseennast, kus ta on, mis nad teevad, kes on nende inimesed ja kõigil olid vabad käed, et kuidas keegi siis iseennast tutvustas. Seal me leppisime kokku enam-vähem suuna, kuhu me hakkame liikuma. Eesmärgini me küll sellised punktikohad saime sinna kirja, aga see eesmärk on lõplikult sõnastamata, et see läheb veel põrgatamiseks, et kuidas mis siis lõplik meie eesmärk saab olema. Aga me leppisime kokku, et umbes korra kuus võiks saada füüsiliselt kokku. Võib-olla mitte päris täpselt nagu kuu aja pärast, aga järgmine kohtumine peaks meil olema 27. aprill Tõrvas. Teemad lepime eelnevalt kokku. Mis on veel oluline, et leppisime kokku, et jagame omavahel infot, kas meili teel, telefoni teel, et kui kellelgi midagi olulist on jagada, et siis ta jagab. Selline teema jagamise mõttes mul on järgmise slaidi peal üks kirje, et mis iseenesest näitab seda, kui oluline võib olla info jagamine üksteisele. Siis selle esimese kohtumise tulemus on see, et meil on olemas oma Facebooki leht. Seal küll veel postitusi ei ole, aga algus on tehtud. Et kuna sellega olid põhimõtteliselt kõik nõus, et kommunikatsioon on oluline, et me jõuaksime võimalikult paljude inimesteni edastada selle teate, et need noortele on abi olemas ja et meie suudame seda pakkuda. Nii. Ja seoses infovahetusega üksteisele juhtus selline lugu, et võimalik, et maikuus toimubki Soomes seminar, kus vahetatakse kontakte NEET-noorte teemadel. Et kuidas saata NEET-noori kas siis meilt välismaale või siis välismaalt tuua siia. Ja võimalik, et sinna on ka minek. Aga ausalt öeldes mul nüüd praegu vist on enam-vähem asjad ära räägitud. Mis on veel tulemas? Ülla jättis rääkimata selle, et tema intervjuu Valga kohalikus raadios Valgalase pooltund peaks täna olema eetris, kas juba ära olnud või on kohe-kohe tulemas. Et tagasihoidlik nagu ta on. Siis on arengukavades NEET-i teema sissekirjutamine tõusnud laua peale. Nii. Ja ilmselt mingi hetk toimub mul kohtumine ka Viljandi omavalitsusliidust Mati Toomsaluga. Et ega ma nüüd ka kappasin selle teema kõik läbi, et kui on küsimusi, palun küsige. Minul on üks küsimus, aga see on nende vanuste kohta, et kas osadel on ainult 25 ja 26 vanused, ma täpselt ei saanud aru. Jah, et see jäi nagu silma. Tegelikult on ikkagi see, et põhiliselt tegeletakse 18 kuni 20, põhimõtteliselt tegeletakse kõigiga. Aga Põhja-Sakala vald tõi välja, et nendel on kõige rohkem vanuses 24 kuni 26. Ja Viljandi linnal tuli ka, et 25-26 on see nagu põhimass, kellega tegeletakse. Ja tegelikult Tõrva vallas on ka, ütleme, et nooremaid kui 16, et seal on ka 13, 14, 15, kellega tegeletakse. Et see on, ma lihtsalt tõin need eraldi välja. Ja, on veel küsimusi? Mina võib-olla küsiksin küsimuse, et sa oled, Inga, sa ütlesid 1,5 kuud, et kui sa nüüd mõtled korraks selle peale ja kuna ka Liis enne ütles, et me
mingil määral ju piloteerime või eksperimenteerime, katsetame, et kuidas selline lähenemine võiks tulevikus ka sobida, kui on ka rahastusvõimalused, siis mida sina nagu just positiivsest sellisest vaatest lisaks sellele, et sa tõid näiteks, et infovahetus, et mis sa veel ütleksid, et mille puhul sa tunned, et jah, tegelikult see lähenemine õigustab ennast? Sinu enda mõtted esimesed? Ma tegelikult arvan, et siin ongi ikkagi see infovahetus, omavaheline infovahetus, kas või mingite juhtumite lahenduste osas. Et selliste noorte puhul on ju lugu selline, et iga noor on eraldi indiviid. Iga noore lugu on täiesti erinev. Ja võibki nagu juhtuda niimoodi, et ütleme, et seal konkreetsel juhtumi korraldajal, selle spetsialistil saavad endal nagu mõtted otsa, mida nendega edasi teha või mida selle konkreetse juhtumiga edasi teha. Et siin on nagu see koht, kus sa saad enda kolleegiga rääkida, et mitte võib-olla siit samast kabinetist enda kolleegiga, aga sellest nii-öelda teisest kohalikust omavalitsusest. Ja kui on juba rohkem päid koos, siis tegelikult tekib ka suure tõenäosusega rohkem erinevaid lahendusvariante. Et see on nagu see konkreetne koht, mis aitab seda konkreetset juhtumi korraldajat, mis omakorda tegelikult aitab seda olukorras olevat noort või siis need ohus olevat noort, et kes võib-olla isegi veel päriselt ei ole sinna sattunud, aga teda on ka võimalik võib-olla kuidagimoodi aidata. Et ikkagi see koostöö on see, mis on nagu, ma arvan, kõige olulisem. Ja just see, et ta ei ole nagu ainult ühe maakonna põhine, vaid et ta on natukene laiem. Ma märkasin, et üks küsimus on tulnud ka siia chatti, et kuidas rääkida veidi projekti korralduslikust poolest, et näiteks koordinaatori töölevõtmine, hanked, et üks teema on siin see, et kuna praegu on meil tegemist pilootprojektiga, kus me tegelikult ise tegime riigi poolt või Sotsiaalministeerium tegi siis erinevatele omavalitsustele selle pakkumise, et kas nad on valmis selles piloteerimises osalema, aga kui nüüd rääkida sellisest ESF-i uue toetuse või taotluse vaatest, et siis ma lihtsalt tahan öelda seda, et tänaseks ei ole see määrus sul kinnitatud ja seetõttu on see, et kõik sellised tehnilised tingimused ei ole kindlasti veel paigas, aga võib-olla siis näiteks seesama koordinaatori töölevõtmine on olnud siin üks küsimus, või siis nende erinevate töötajate, et sa võib-olla oskad selle koha pealt näiteks Inga võib-olla kommenteerida, et kuidas on olnud näiteks sinu kui koordinaatori roll või osalus selles, et leida need inimesed tööle, kes siis võiksid omavalitsuses olla erinevate koormustega, et kas sa, Inga, tahaksid äkki seda osa kommenteerida? No tegelikult minul siin rolli ei ole. Sellepärast, et konkreetselt meie võrgustikus tegeleb selle juhtumi korraldaja või spetsialisti tööle võtmisega kohalik omavalitsus. Et ma tean, et oli nüüd Lääne-Virus oli küll sedapidi, et seal sai koordinaator ise võtta nagu juhtumi korraldajad valdadesse tööle. Aga minul sellist rolli pole olnud, et mida ma sain teha, ma sain anda Mulgi vallale sisendit selle kohta, et millele nemad võiksid tähelepanu pöörata konkursil. Aga Inga, äkki sa räägid natuke sellest enda värbamisprotsessist, et kuidas sind tööle võeti? Ma kandideerisin, toimus vestlus ja siis mind teavitati, et sa oled valitud. Et ega seal tegelikult nagu mingit sellist väga nagu täiesti tavaline tööle kandideerimise protsess oli see. Ja seda vedas siis Valgamaa Arenguagentuur? Seda vedas Valgamaa Arenguagentuur, aga oli ka Viljandimaa omavalitsuste liit oli kaasas. Vestlus toimus selliselt, et me olime mina olin Valgas, aga üle veebi oli ka Viljandi omavalitsusliidu esindajad. Ja siis mu käest küsiti erinevaid küsimusi, mina vastasin ja põhimõtteliselt selliselt see toimus.
Et ma võib-olla kommenteeringi siia juurde, et üks osa, miks me kindlasti ka praegu piloteerime, ongi tegelikult ka see, et Inga jälgibki, mida üks koordinaator saab teha ja mis saab olla tema potentsiaal ja roll ja tegelikult mina ja Liis omakorda jälgime, et mis on meie roll siin SKA vaatest ja Sotsiaalministeeriumi vaatest, et kuidas sellist lähenemist üldse siis kuidagi koordineerida üle-eestiliselt ja sellest tulenevalt tegelikult tekivad ka kindlasti hiljem, kui ka seesama taotlusvoor avaneb, et millised ootused või eeldused on ühele koordinaatori, ehk siis, et iga maakond ei pea seda otseselt ise välja mõtlema, midagi on ette antud, aga seda saab siis oma piirkonnale või maakondadele siis kohandada. Et see on kindlasti üks osa, mida meie poolt tuleb, miks me praegu jälgimegi, heas mõttes jälgime ja räägime ka kogu aeg Ingaga, et mis ta ise märkab ja millist potentsiaali ta näeb, et niimoodi me tegelikult üksteiselt õpimegi, et olla valmis tegelikult selleks, et maakonnad, kes sellist lähenemist tulevikus näevad, et see oleks väga oluline ja hea ja me loodame, et järjest rohkem maakondi ka seda näeb, et siis juba siit õpikogemusest saamegi jagada seda sama infot ja siis veel kord sellele Haapsalu küsimuse teemale, et juba täpsemalt hangetest ja kõigest muust me proovime juba jagada siis, kui see määrus on paigas ja tulevad ka need erinevad koolitused selleks, et need taotlused saaksid hästi kokku kirjutatud või nii, nagu teil on vajadus kokku kirjutada. Aga ma võib-olla ühe küsimuse veel küsin, Inga, et kuna erinevate küsimustega pöördutakse tegelikult ka minu ja Liisu poole ja üks küsimustest on tegelikult olnud ka see, et kui teha selliseid ühistegemisi ja igal omavalitsusel on ju tegelikult omad väljakutsed, et kuidas erinevate väljakutsete ühele lauale toomine siis tegelikult protsessina siis nagu sujub või kujuneb, et ükski omavalitsus ei tunneks, et tema väljakutse ei ole oluline. Kas teil on selliseid väljakutseid olnud? Ma saan aru, et eesmärgi seadmisega erinevad huvid ju lauale tulevadki. Ja tegelikult ma nüüd päris täpselt ei saanud aru, mida sa mõtled. Kas sa mõtled seda, et nagu kellegi huvid jäävad nagu tahaplaanile või? No näiteks, et kui erinevad omavalitsused kirjutavad ühistaotluse, siis on ju selge, et võib-olla arendusvajadused võivad olla erinevad, aga ühes sellises laual olles tegelikult lõpuks tekib selline ühine protsess, et see ongi oluline, et kellegi vajadus ei jääks välja. Et kas oled seda tunnetanud ja kuidas teil on sellega läinud? Ei, seda ma praegu ei ole tunnetanud, et me lihtsalt ütleme, et meil oli ka natukene vähe aega selleks, et see eesmärk ära sõnastada. Seal olidki erinevad arvamused, erinevad arusaamised, et mida see eesmärk võiks sisaldada, aga see ongi lõpuks ikkagi nagu põrgatamise teema, et kõik jõuaks ühisele arusaamisele, et mis see meie eesmärk on, sest me peame selle kokku leppima, et ühiselt kuhugi poole liikuma hakata. Ja fakt on see, et nii palju kui on inimesi, nii palju võib olla arvamusi, aga me peame kuhugi sinna keskpärandale kokku jõudma. Et see on lõpuks oluline. Ja lõpuks me peame ka nagu mingid tegevused ära prioritiseerima, millega me kõigepealt tegelema, mis nagu kõige rohkem põletab ja ütleme, et see, mis ei ole nagu nii põletav, et see võib jääda nagu kuklasse teadmiseks, et sellega tegeleme nagu mingil hetkel, siis kui see aeg on käes. Nüüd on aeg jõudnud sinna maale, et me jagaksime teid gruppidesse ja tahaksime, et te natukene arutaksite selles mõttes, et kõik mõtted ja küsimused lauale tuleksid. Mitu gruppi me teeme? Kuskil 5 gruppi vist, jah? Et igas grupis on olemas ka piloot omavalitsusest inimene, et tema võiks võtta selles mõttes selle rolli, et ta kirjutaks kõik küsimused ja mõtted üles ja tema käest tegelikult saab ka küsida. Pluss kindlasti on gruppides ka neid omavalitsusi, kes on osalenud rohkemates seiretes. Ja te saaksite korraks esiteks tutvuda, mis omavalitsusest te olete, kaua te olete sellega tegelenud, mis valdkonnaga te üldse olete tegelenud varasemalt, siis mis küsimused on tekkinud ja kolmas osa, kui te jõuate, siis võiks ka arutada seda, et mis võiks olla see esimene samm või kui keegi on juba näiteks nimekirjadega jõudnud tegeleda, et mis see järgmine samm on ja mida te siit kaasa võtate. Et kohe jagame teid gruppidesse, 10 minutit teil selle jaoks on, siis tuleme tagasi, saame gruppidelt väikese tagasiside ja siis ongi meie aeg juba otsa korral, aga praegu siis gruppidesse jagamine.
et kellel on abi vaja ja siis tõesti teha võrgustiku tööd, suunata ta edasi või siis on see, et ikkagi see noor saab seda juhtumikorraldajat ikkagi tekibki selline usalduslik suhe, mis võtab ka ju omajagu aega ja teedki tööd temaga edasi, et mina hetkel tunnen küll, et see pool kohta tegelikult, et seda ressurssi jääb väheks, ajalist ressurssi jääb väheks tegelikult. Et sellest tegis ka küsimus, et kas on kuidagi see ka kirja pandud juba, et mis vastab siis, mis arv nii-öelda võiks olla kuni, kuidas ma siis sõnastan, et osalise tööaja puhul ja täiskohaga juhtumikorraldaja puhul, et mis on see noorte arv. Täpsustuseks natukene. Aga võib-olla siinkohal ongi hea õhku visata ka see, et järgmine, ehk siis 20. aprillil on toimumas meil järgmine hommikukohvi, kuhu te kõik olete oodatud ja kalendrikutse teile tuleb, kus me tegelikult räägimegi selle spetsialisti kompetentsimudelist ja sellest, et millist nihet või millist muutust me tegelikult loome ja seda enam mõeldes selle peale, millised on ootused, ka mitte ainult ju toetamine, vaid ka ennetamine ja teatud osades ka protsessi juhtimine, siis on selge, et sellest koormusest me ei saa täna enam poole kohaga rääkida ja nagu see noorte lood on, et võib-olla pigem see, et mitu tundi üks inimene saab tagada kontakttööd, et see on veel inimesele nagu ennast hoidav ja lähtuvalt nendest kontakttundidest tekib see teadmine tegelikult, et mõne noore loo puhul on vaja rohkem tundi ja mõne puhul vähem, aga ehk siis, et võib-olla see arv isegi hakkab siit juba ära kaduma, aga tõesti arv võib olla 15-st 500-ni olen kuulnud, et erinevates riikides, aga me kindlasti ei pretendeeri sellele 500 poolele. Aga aitäh igal juhul ja jätke see 20. aprill ka meelde, et Liis, nüüd on siis teine grupp, jah? Ja nüüd ma pean meeldama, kes teine grupp oli, kas kellelgi on meeles, Triin. Me vist olime teine grupp, mul seal targemad inimesed ütlesid, ma ei pannud ise tähele seda numbrit. Aga meile tekkisid küsimused, millele osad me nagu vastasime ära arutelu käigus, aga ütlengi, et üks küsimus oligi näiteks see, et kas juhtumikorraldajad on KOV-i palgal ja struktuuris, et kes rahastab, on ju. Selle me rääkisime ära niimoodi ülevaatlikult. Siis oligi lihtsalt küsimus, et kui palju, et kui see uue meetme peale nagu mõelda selle uue taotluse, et kui palju juhtumikorraldajaid tööle võtta, et ongi, et ma saan aru, et nagu vaja natuke tuge selle otsustamisel. Ja see oligi nagu spetsiifilisem, et kuidas see Saaremaa ja Hiiumaa nagu vahel, et kuidas need juhtumikorraldajad seal tööle hakkavad, et korra tuli nagu see teema. Siis ongi tegelikult küsimusi nagu selle kohta, et kas minna üle maakonnaliseks või mitte, või et siis sellega seoses on ikkagi nagu vaja seda ühesõnaga infot, et mis see siis annab, kui me lähme ja mis siis juhtub, kui me ei lähe, et see nagu kumas läbi ja siis üldse, et millal see taotlusvoor avaneb, et millal tuleb mingeid asju esitleda, et sellised küsimused jõudsime vähemalt rääkida praegu. Ja osadel ongi vastused olemas, osadel ei ole veel. Taotlusvooru osas on see, et taotlusvoor meile teadaolevalt praegu maikuus avaneb, mitte küll 1. maist, aga maikuus ja sellega seoses me paneme teile ka täna kalendrisse kinni 15 kuni 16 mai, kus me siis teeme ühised projekti kirjutamise päevad ehk et toetame ka selles osas teid, et ilmselt need tulevad Tallinnas, et te teate, et siis esialgu 2-päevased, kus siis kõik statistika, kõik võimalikud teenused, kõik olemasolev, et saategi ühise laua taga arutada, ühiselt projekti põhimõtteliselt valmis teha ja kohe koha peal küsimusi ja kogemusi jagada. Just, et kõik need plussid, miinused, mida just ka Triin ütles, et me kindlasti kaasame ka juba täna, kellel on pikemad kogemused selles teemas, et olla hästi praktilised, nii et kui vähegi saate, siis 15-16 pange kirja. Aga 3. grupp. Äkki Jelena oli 3. grupis. Kas sa, Jelena, oled meiega siin? Jah. No me arutleme, tutvusime ennast ja küsimus, mis peameeles, et kuidas nooreni jõuda. See oli peaküsimus. Tüdrukud, kas midagi veel oli? Täitki mind. Jah, et kes oli Jelena, kui te tahab veel kommenteerida, julgelt? No eks jah, ma võin lihtsalt lisada, et tõesti oli see, kuidas nooreni jõuda, kellel mis siiamaani tulemused on, kes on esimest korda, kes on teist korda seal seires ja siis oli küsimus ka praktiline, ehk siis kuidas neid tabelid täita.
natukene jagati. Ja jah, meil oli niisugused praktilised, eks me enamus meist välja võttes vist Helena on suht algajad. Nooreni jõud. No, ma korraks ütlen siinkohal selle nooreni jõudmise teemal, et tegelikult need videomaterjalid, need 3 õppevideot, mis me oleme teiega jaganud, mis on YouTube'is olemas, et üks sisaldab endas ka kommunikatsioonimaterjale ja näiteid tegelikult sellest, et kuidas näiteks Pärnu on teinud infovoldikud eraldi veel, et see on tegelikult üks osa, et me oleme eelmine aasta tegelikult tegime ka kommunikatsioonikampaania, millega seoses siis erinevad materjalid said loodud, et tegelikult kõik omavalitsused neid materjale saavad kasutada selleks, et noorteni siis paremini jõuda. Et see on üks selline toetuskoht. Aga 4. grupp oli, kui ma nüüd ei eksi, Ülla ja Uudo. Kas tahate jagada, millised küsimused teile tulid? Oli konkreetne küsimus, et kes peaks noorele töö leidma, kas see on noore enda vastutada või ütleme näiteks juhtumikorraldaja vastutada, et kes peaks vaatama, kuidas, kelle mis ülesanne just. Ja siis, et kuna meil oli grupis ka neid, kes teevad seda muu töö kõrvalt, siis oli ka see, et kuna näiteks nemad on noortekas ja nad ei saa Staari ligipääsu, et siis on jälle see, et kes, kuidas, mida sisestab, et ei saa ju andmetele ligipääsu, ei saa toiminguid kirjutada, et siis mõni kasutab blogiraamatut ja siis ongi võib-olla mõnes võib see tulla, et hakkab noore solgutamine, et ühele teisele suunamine, mis roll on, kus, kelle piirangud jooksevad. Ehk siis niisugune töö kirjeldamise erisused, mis siis tulenevad sellest, et mis valdkonnas või mis õigused on. Kas Uudo tahab midagi ka kommenteerida juurde? No siin oli, kellel milline roll on Staari nimekirjadega tegelemiseks. Keegi noorsootöötaja kasutab blogiraamatut, siis vahetatakse infot lastekaitsespetsialistiga. Kes kuidas konkreetselt sellist juhtumikorraldajat ei olnudki meie peale Ülla. Olime 2. Aga mis puudutab seda tööandjaga suhtlemist, töö otsimist, noorte, nagu mul selles juhtumiski oli, noortel on võib-olla vaimne seisund selline, et ta ei tahagi kellegiga suhelda, ei taha töötukassasse minna, seal on palju rahvast, seal on erinevaid koolitusi, igasuguseid tubasid, kus on kuni 8-10 inimest, nii on. Aga aitäh. Et on hea, kui saame noort aidata ja toetada selles osas ka. Ja Kaire, viskasime su täna selliselt vette, aga ma usun, et kõik läks hästi. Kas sa, Kaire, tahad kommenteerida, kuidas teie grupil läks või mida küsiti? Sul on mikrofon kinni, ma ei tea, kas Kaire kuuleb? Ja ma kuulen, lihtsalt ma vastasin praegu teisele küsimusele. On nüüd kuulda, jah? Ja väga hästi. Et tegelikult ega me oluliselt kaugemale ennast tutvustamisest jõudnudki. Et lihtsalt rääkisime, kes me oleme ja kuidas me nagu seotud oleme selle punktiga. Ja siis, issand, kes meie omadest nagu rääkis nagu rohkem selleks, et kuidas ta algselt oli omavalitsuses, mul praegu on nimed sassis juba, et see äkki Siret oli vist, et praegu tegeleb nagu noorte garantiiga siis nagu noorsokeskuse alt, et jagas natukene oma kogemust rohkem. Ma ei tea, tahab äkki keegi midagi lisada? Kas keegi tahab Kairele lisada? No mina tegin märkmeid ka. Põhimõtteliselt on see, et hästi tuli välja see, et on vaja tegelikult täiskohaga juhtumikorraldajat, et kui ta on osakoormusega, siis paratamatult jäävad mingid tegevused tegemata. Et noored vajavad sisulist tööd ja tegelikult see, kui nagu noortekeskuste alt töötada, et siis see nagu on sellele tööle kasulik. Et see on noorte jaoks kasulik, et saab palju paremini noortega kontakti. Eks siis on erinevad võimalused ja vastavalt noore vajadusele siis, et osaliselt siis noortekeskust, osaliselt siis omavalitsuste hoonest. Aga aitäh, Liis, ma põrgataks veel sulle, et saad anda veel. Sinna mulle tundus, et üks küsimus jäi natuke õhku, et kuna siin on näiteid, näiteks Siret töötab ka noortekeskuse alt,
aga tal on ka Staari ligipääs. Et Siret, võib-olla sa ennem, kui me lõpetame sellise 30 sekundiga, suudad selgitada, et kuidas teil omavalitsuses see toimib? Ma loodan, et väga tuuline pole mu ümber, aga kui me seda alustasime, siis ma olin ise ametnik, ma juba töötasin Saaris. Ja kui me rääkisime, et ma lähen noortekeskuse alla tööle, siis me ju rääkisime ka teiega läbi, Heidiga, kõigiga ja see sai kuidagi loogiliselt paika, et selle ametikoha jaoks on ju Staar vajalik. Ja seda nagu ei tõstatatud kuskilt poolt probleemiks, et see nii ei võiks olla ja nii see läks, et ma sain selle õiguse sinna, et mul on juhtumikorraldaja roll, mis tegelikult võib ju olla ka mitteametnikul. Et ma ei tea, nii sai nagu räägitud, see ei tohiks probleem olla. Ja kindlasti selles mõttes, Siret, see ei olegi probleem, et võib-olla siinkohal ongi hea öelda, et protsessid peavad arenema ikkagi seda soodu, kui meil on vajadus ja kuidas me näeme, et noored vajavad tuge ja millised on meie ühiskondlikud ootused. Üks kindlasti on seotud ka selle andmetemaatikaga, mis tõttu meil on ka lootus ja ootus, et Staari süsteemis tekib ka noortegarantii juhtumikorraldaja tasandi juurde, et kes ei ole näiteks täna lastekaitsetöötaja või sotsiaaltöötaja, pääseks ka sinna. Ehk siis tekib see otsekanal, et ei peaks nagu dubleerivalt tegema. Nii et niimoodi me proovimegi kogu aeg koguda tegelikult, kuni võib öelda põllult seda vajadust ja mõista, kuhu poole peame liikuma, millised olla tänased takistused ja tegelikult see siit kõik ilusti kokku tulebki. Aga Liis, ma annan sulle veel nüüd lõpusõnadeks siis. Ja nagu te kõik kuulsite, siis omavalitsustes on tegelikult kogemused on erinevad ja kindlasti me väga soosime seda, et te omavahel suhtleksite, küsiksite, saaksite kogemust, kutsuksite rääkima, nagu nägite täna ka omavalitsused, just piloteerivad omavalitsused, siis rääkisid enda kogemusest, et tõin korraga teile veel ette selle, et kes need kõik olid, kes me siin täna koos olime, kes teile infot jagasime, et meie poolt suur tänu, et leidsite selle aja täna tulla. Me salvestasime tänase kohtumise, jagame teiega seda infot uuesti, jagame ka kõik kohad, kus on meil Drive'is kaustad olemas ja kui mingi küsimus jäi veel õhku, siis kindlasti võib ka meile otse kirjutada nii mulle kui Heidile. Et ilusat päeva jätku teile täna igatahes.